Liina võttis vale lensi kaasa. Hai! Piu, pau. Tere tulemast positiivsele, meie alustame oma vlogi siit vahvast kohast positiivselt, kus Liina võttis kaasa hästi läheda lensi, mis tähendab seda, et ta on küll hästi ilusa pildiga, aga me peame kogu aeg olema hästi nii kaugelt. Vaata, mis asjad me saime. Väga kena. Me oleme just jõudnud sisse, parkisime oma auto ära. Sinaga? Minaga. Põhigi puhas. Me oleme vaatanud, mis see ala endast kujutab ja siis jalutame siin rahulikult ringi. Kohe me näitame teile, kus pesitseme, aga jah, me tahame näha, mis siin nagu toimub kõigepealt see aasta. Ja siis me oleme sõdime valmis, mul on just meiki vaja kõik teha. Ma unustasin rekkima panna. Ei, rekib ju. Rekib küll. Meil on uus kaamera, sellepärast Liina unustaski lensi maha. Ja ma ei ole harjunud veel sellega, et ma pean mitut lensi kaasas kandma. Mul on nagu natuke keeruline sellega. Pluss keegi unustas enda asjad maha, kõik enamus. Ja haaras vale koti. Ema sul unustas maha. Ei ole võimalik. Oi, mis sa teed siin? Tule vaatan või? Arven. Kes ta veel mul on? Ta on su kasuvend. Polvend. Liina leidis juba midagi vahvat enda jaoksid. Ehk siis ta on siin vaatamas midagi. No, mis siit tuleb? Nii häälest ära kuule. Sa oskad mängida. See on nii häälest ära. Ühe asja, mis ma olin absoluutselt ära unustanud positiivus juures on see, et nad viskavad absoluutselt kõik korgid ära. Nii et nagu sul ei ole võimalik seda pudelit kinni panna vahepeal. Nad lihtsalt viskavad kõik ära, nii et ma ei tea, ma pean ühe korraga kõik ära ju. Me oleme jõudnud enda telkimisalale lõpuks. Või noh, tehniliselt meie ei telgi, me magame seal. Aga issand, ma pean lõpetama viewfinderisse vaatamisse, see on nii halb. Tüdrukud siin üritavad telki üles saada. Kuidas teil edeneb? Me alustasime just. Saame hakkama. Teil on võib-olla veits parem. Näen, juba on lahti, vaata. Juba on lahti, kohe on lahti sealt. Ei, see oli teil korra lahti, aga ma fixed it real quick nagu. Sain oma esimesed sõjahaavad, siis ka palun close-upi mu ilusast jalast. Näe, vaata. Mu fat leg on nüüd veel fatim. Juba läks katki, jah? Ma arvan, et nagu Festariga. Ma ütlesin sulle, läheb lappasse. Oota, ära lükka, ma ei saa seda ju. Vaat, ootsin püsti või? Mis? Let's go. Meil on see mingi pull tagasi. Tahtsin erinevalt, et ma arvan, et Festariga on see teema, et esimene päev võib nagu nunnu välja näha ja cute ja edasi, aga nagu arvestades seda, milline ma arvan, me pärast ööd autos oleme higised ja Põhigi puhas. kõike muud, ma arvan, et meil sellest rohkem midagi välja ei tule, nii et juba vabandame ette ära. We're gonna look a mess. Meie oleme liikumas nüüd Festari alale tagasi. Me oleme kõik ennast valmis settinud. Mul on... Oota, kas sa näed mu silma või? Oh my god! Kus sa riided maha jätsid? Sama. Alale, koka alale. Nii et meie liigume nüüd tegelikult sinna alale tagasi ja me vaatame, mis seal toimub. Tahaks teile Me ei süüa. näidanudki oma kodu. Me jõuame seda veel näidata, sest et me oleme 3 päeva siin still. Aga põhipoint on selles. Kõht on tühi ja selles vlogis te näete rohkem food review'sid. Kõigi näeme seal Festari alal. Me leidsime pitsat. Ostsime pitsat. Pitsa on maailma parim sööks, tuleb kogu aeg süüa, kedagi koti. Mina panen pitsale alati 10. Mina panen 8,5. Mulle ei meeldi seened, aga ilma seenteta süüge 8,5 ka. Vaata, kes ta seal selja taga on. Seal on topel. Inception. Ma ei tea, mis siin täpselt toimub, aga meil on selline olukord tuleb ette, et ma lähen korra sinna arstitelki sellepärast, et ma sain nimelt mingi parmuhammustuse ja mu nahk on selle koha pealt sama tuli kuum nagu ta keeks. Nii et nagu ma pean lihtsalt minema vaatama, las ma midagi külma sinna peale panna. Ma kujutate, mis sellega on, mul on mingi mega allergiline reaktsioon jala peal, nii et cool, Liinal juhtub alati. Mis sulle tehti praegu? See on nii külm nüüd, see on nagu jääkülm lihtsalt. Aga nii tore, et siin on olemas kohe niisugune asi on ju. Mul on mega hea. Are you allergic? Yeah. We have EpiPen with us. See on jõhkralt polus. Try to avoid the sun. Ma olen vist mitte ühelgi üritusel kohanud sellist asja, kus oleks nii tore meditsiiniline abi. Sellepärast, et nagu mul öeldi ka kohe, kui on mingi teine probleem või midagi on, nagu siis tule kohe kohale ja meil on kõik on okei, kõik on fine. Nii et nagu lihtsalt, ma ei tea, mul on nii hea meel selle üle, et ma sain abi ja nad aitasid mind. Oma kütusega sõidame, lähme eemale nüüd, siin on nii palju erilasi see aasta. Jepedi! Hoiad ligi vä? Wow! Niisugust trippi mul pole kunagi olnud. Oot, seda ma ei saa midagi aru. See on väga trippi. Nüüd nagu saate aru, milline pilt nendest springidest on. Väga kaunis on. Mulle selline muusika meeldib väga. Mis sa arvad, kui ma täna lõikaks oma juuksed? Ei! No. Alright, so you have a...
ma ei saa mitte midagi aru, need on inglise keel natuke halb. Lokimasin pandi tööle. Väga vahva. Ma hakkan iga päev siin käima vist. Before, nüüd tuleb after. After. Tegelikult väga lahe näeb välja. On jah, ei ma ütlen natuke veits stiliseeritud. Kui kõigepealt tahaks nüüd natukene lakki lasta, siis mulle püsiks ka. Nüüd ma ei taha mütsi pähe panna. Nüüd ma olen Max Dad. Palun öelge Martile, et ta näeb ilus välja, ta ei ole vana ja ta ei ole dad. Please tehke seda. Tänu mind on terve elu YouTube'is Dadiks kutsutud, aga nüüd nagu reaalselt see on nagu kätte jõudnud. I'm actually dad. Lähme röppi kuulama. Täit! I realize. Everybody wants to be on TV, on TV. Hello! Nööp oli väga tuus, väga lahe. Mul on nii hea meel üle. Ta lõpuks pärast aastaid on ometi pealaval. Meie oleme jõudnud, nagu näha on, oma vahvasse autokesse, aga nagu natuke võib-olla häälest kuulda on, ma olen natuke liiga palju karjunud. Ei tea, kui hea mõte see on. Aga tead, mis nüüd järgmisena on või? Lähme Tavlood kuulama. Wow, jõudsime viimaseks looks! Oleme kinni püüdnud verivärskelt lavalt tulnud härra. Ma tahaks teada, meil oli väga hea meele vaadata. Kuidas sa ise tunned ennast? Ma tunnen väga hästi. Publik oli super tuus ja kiidan publikut. On sul nagu nüüd nagu tsikk tehtud nagu paketistes, et positiivse pealava? Ma julgen öelda küll, et päris mitu aastat oli see selline mõte küll, et päris tore oleks seal esineda ja nüüd kui on tehtud, siis nagu kuhu nüüd? Ja ei, täpselt on ju, rohkem pole Eestis pole midagi vaadata. Ma nüüd vahetan ametit. Ahah, torumeheks, lukseplaks? Ei, ma operaatoriks. Kena, kaunis. Väga hea. Sulle vlogi, ma võtan... Jaa, võtan vlogi kaamera üle nüüd edaspidi. Lemmiklugu! Me eile teile vist meediaala ei näidanudki, näed, see siin on. Siin on kõik need suured meediaväljaanded, pluss siis meie, Marti pluss Liina. Kahjuks on kõik meediaväljaanded enda alla võtnud kõik lauad, mis tähendab seda, et mina istun siin maas, kus ma leidsin viimased pistikud, siin ma kohe näitan ka, siin on. Sealt saavad võtavad kõik vett ja siin laevad minu asjad. Kõigele sellele lisaks minu arvuti laeb Coca-Cola alal, kus mu vend töötab, tänu või kellele ma saan üldse laadida oma arvutit siin. Kohe kui arvuti on laadinud, tulen ma toon selle siia, lõpetan selle tulekanali video ka ära, mis leiate ilmselt infonupult, kui te juba seal pole subscribe inud. Lepatriinu! Erinevaid putukaid on siin palju, Liina nimelt siis eile juba mingid nõelata, täna ta jookseb, käisime poes, ostsime kõiki asju, mis vaja on, et tõrjuda eemale kõiki putukaid. Mõnus palav on, mina naudin seda täiega. Ma arvan, et paljud inimesed siiamaani on üksid mingi, ma ei viitsi, miks nii palav on. Liina paneb ennast valmis ja siis me näeme teda ka kohe siin. Või mulle kaameraga praegu. Meik läks kõik laiali, jah? Ei läinud, aga vaata, kuidas mängima tegin endal täna. Ma ei saa mitte midagi ära. Sa oledki porgandi järanud siin, jah? Ma ootasin sind, jah. I'm so sorry. Aga ma sain vähemalt natuke on tehtud kõik asju ja nüüd mul on kakada. Minu kakal siis. Ma arvan, et me näeme äkki alal. See on Younger või? See on Younger. Ta on väga noor. Totally not freaking out right now. I've been sweating. It's really hot, but it's lovely. Me lubasime küll, et siit tuleb mega palju erinevaid food review'si, aga me oleme jälle siin sama koha peal, kus me sööme seda sama pizzat. Mina valin erinevaid maitseid, aga Liinal on ainult üks maitse. See on ainuke vegan pizza siin. Aga me ikkagi sööme ainult pizzat, kas sa saad aru? Ei, aga eile sa sõid neid bataate ka, need bataadid ei olnud mitte midagi väärt siin minu meelest. Sellepärast me ei vloginud ka. Ei tahtnud midagi halvasti öelda. Ma ei ütle, kus kohast need olid, aga bataadid olid täiesti kohutavad. Me ei jaksanud praegu enam sellel teisel alal seal olla, kus kõik see stuff toimub, sest et tegelikult tahaksime korra veel pikali heita, niisama hängida, sellepärast et lihtsalt, ma ei tea, ma olen väga sad, et tegelikult Muremasa ära canceldas. Ma midagi teha siin suuresti sellepärast, et vend canceldati ära. Update mu jalaga. Ma käisin uuesti sellelt meditsiinialalt läbi, see võttis korralikult nagu uuesti mult tulitama. Õnneks seal olid täna siuksed toredad Eesti Punase Risti tädid olid olemas, kes siis aitasid mul kõike probleemi seal fixida, nii et eks näis. Nii suur on see.
nii et see on ebamugav, see põletab mul naha alt, see isegi kihele, see põletab mul naha alt ja ma ei saa aru, mis parm või asi see mind hammustas. Ei saanud herilane ega mesilan alla sellepärast, et mul ei ole mingit nõela sees, mitte midagi ja mul oleks kõri siis kinni läinud. Mul ei ole hingemisega mitte midagi. Sellest ma just jooksin nagu ja mul on räige palav. Aga lihtsalt nagu ma ei tea, mis asi see oli. Järjekordne Liina seiklused. Me chillime. Tomorrow. Mis on? Oota, ma tahtsin tere hommikust öelda. Meie paneme asju kokku. Räme palavan. Kui eile oli veel mingi väikegi tuul, siis täna seda ei ole. Siin on kõvasti üle 30 kraadi hetkel. Nii et me oleme siin neiki ja paneme asju kokku selle palava kuumusega. Siin on nagu, see on meie sellest ilusast kodukesest on järgi siis selline olukord. Mitte midagi ei ole siin järgi sellest. Täna vist viimasele kontserdile ei jää, sest Martti peab homme juba ülivara tagasi olema. Me jääme lauvi vaatama ja pärast seda me paneme otse Tallinna poole tagasi. Paneme asjad kokku, läheme alale, võtame kohvi, chillime kusagil. Äkki läheks mere äärde istuma. On see nii cute. Seal mere ääres on päris tore, sest et seal on nagu tuult. Me käisime ennem, muideks mere ääres Liina võttis 2 seda, mis need nüüd ongi? Lepatriinut, ma sain sõbrad endale. Neile väga meeldisid mu need nominationi käevarud. Siin on mõned pildid ka sellest. Martti sai täpselt selle Lepatriinu lendamise peale. Nüüd tuleb close-up sellest Lepatriinu lendamisest seal pildid. Sorry, ma olin lihtsalt väga excited, et sa selle peale said. Tegelikult enne, kui ma unustan kogu asju öelda, et me oleme väga tänulikud üleüldse positiivus ja sellele festivalile, et nad andsid meile sellised vahvad meediapassid ja et tänu neile on meil see võimalus tulla siia, teha vlogi ja üldse luua siin. Ja meie oleme jõudnud nüüd siia positiivuse alale. Muidugi, mida me tegema lähme, on võtma jälle kohvi. Ära tul mine edasi, seal on muusika. See tõmbas mind nii valusalt tagasi, mu tõmbas selga. Tule siia poole ära, me ei kuule jälle midagi. Lähme ranna äärde. Liina juba vaikselt hakkab kustuma siin. Erilane. Jällegi erilane. Just tegelikult erilastest ma tahakski rääkida. Ma käisin eelnevalt seda kohvi võtmas ja ma tundsin natuke kaasa nendele inimestele, kes seal seda kohvi tegid. Esiteks, nende ümber olid seal igal pool herilased, kuna nad tegelevad nende siirupitega. Kogu aeg tegid niimoodi ja peale selle see kuumus, mis siin täna igal pool väljas on, see on meeletu lihtsalt. Ma loodan, et teile makstakse piisavalt selle kõige teie vaeva eest. Ma ei saa siin olla. Ma olen lihtsalt nii väsinud. Kes siis võib-olla on tulekanalist näinud, siis eelmisel, võib-olla jah, korraks näete tüdrukud. See on siis 6 varbaga Maria Rannaväli. I do have 6 shows. Together I have 12. Oleme saabunud taaskord meie päästesse meediatelki. Vahva värk, kui te vaatate, siis mõned hetked tagasi mul oli kaelas see kaart, aga praegust mul ei ole seda, ma ei tohi seda väga kõvasti välja öelda, sest et äkki visatakse mind välja veel. Üks hetk oli ta mul kaelas ja teine hetk me vaatasime, hakkasime näitama sellele Maria Rannaväljale siin, et kuulge, kas sul ei ole peale seda kaarti enam, seal mingi hoopis ma vaatasin, et aga mul endal ka pole seda kaarti enam. Õnneks on viimane päev, mitte mingi esimene või teine päev. Tulin praegu sealt kauguselt eest ära, sellepärast et ma esiteks ei tea mitte ühtegi lugu lauvilt peale selle ühe loo, mis on see põhilugu, mille ilmselt kohe varsti Liina üles filmib, muidu tüüp paneb jube ässalt, aga ma tundsin ennast väga imelikult seal niimoodi mingi hei, ma siin seisan nüüd. Growing up, I would come here like every summer pretty much because my mom's side of the family is from Latvia, and I have a lot of really amazing memories here on the beach. But what I have to say, the reason I'm nervous is because I'm here right now, and this is really surreal for me. I was just talking about family, and this next song, this is so bad. I'm gonna be ruined for this. This next song is about makeup sex. Family, makeup sex, very nice, okay. Ja, miks mitte? On nii Martti. Tallinnas. Workout of a lifetime tuleb. Martti, ära Martti on hästi tore ja Martti on väga vahva, aga lihtsalt vahepeal tal on nii räigelt meeldib kiusata. Ta teab, et mul on selg valus ja siis ta lihtsalt sõidab autoga minema, arvab, et see on ülinaljakas, aga see ei ole naljakas. Sa tead, kui valus mu selg on, miks sa teed niimoodi? Tee, mis on naljakas, jah? Siis küllap see on lollakas. Sina oled lollakas. Okei, aga tegelikult meil on vaja ausalt öelda ära, mis vibe või anda hinnang lõpuks siis tervele kogu festarile. Me siis hindame line-upi ja vibe'i, festivali vibe'i. Alustame tüdrukutest. Parim asi oli vaikne telkla. Ja Jangr. Ütleme line-upile 10 palli süsteemis. No kuna Murama sai ära, siis 7. Ja vibe'ile? 8,5. Jou,
It's me again. Tahtsin mulle seda öelda, väga lahe on see, et seal ei olnud nagu ainult muusikaga seonduv asi, vaid seal oli igast selliseid teistsuguseid poode ja tegemisi ka. Näiteks seal oli üks ülilahe vintage pood, kust mina sain need prillid ja see oli nagu väga lahe. See kindlasti lisas veits juurde seda, et kui mingil hetkel ei olnud seda artisti, keda sa kuulata tahtsid, siis eks sa shoppasid või that's it, thanks positivos. Ma paneks line-upile ka 7. Mina ütlen line-upile isegi 5, aga Vibe'ile seest ütleks mina 10, sest et Vibe oli tõesti väga mõnus. Mul on hea meel, meil olete teie-suused tüdrukud siin. Sellepärast mõtlengi, et alati on tore, kui sa sõpradega lähed kuhugile ja sellepärast me loodame, et järgmine kord, kus me lähme, me näeme teid kõiki ka siit. Kuulake meie podcasti. Väga tore, et olite järjekordse vlogi meiega. Meile väga meeldis, et ikka jätaksite meile likeid ja subscribe'id ja kõik muud ka ikka nagu please, me näeme väga palju vaeva. Bye! Subscribe'iga. Hit the bell button!